Pärast seda, kui Tallinna hipodroom läks rahameeste valdusesse, on tülid seal kerged tulema. Aldo Kanepi ja vendade Künnapite vägikaikavedu endise Dünamo talli pärast kestab juba aastaid. Aga milles siis asi? Aldo Kanepi on tegutsenud selles tallis juba alates 80-ndatest, siis aga ostsid vennakesed Künnapid talli ära. Künnapid tahavad Aldo Kanepi tegevusest lahti saada. Aldo Kanepi on aga nagu takjas, ei tema kavatse ärimeeste nõudmistele alla anda. Hobused ei ole niisugused mänguasjad, et võtad kaenlasse, lähed ära, aga kuna meil on alati majas võisteldud ja ei olnud sobivat paika, kuhu viia neid võistlushobuseid, siis see hakkaski venima. Võistlushobuste puhul tuleb eriti jälgida seda, et nad ei saaks juhuslikke traumasid, kas siis jalutusaedades või rääkimata sellest, et neid kuskile karjamaale lihtsalt ära viia. Seda tüli on käinud korduvalt lahendamas ka politsei ja veterinaarameti inspektorid. Siiani pole aga kokkulepet saavutatud. Aldo Kanepi lubab vaid talli vabastada, aga tegelikult mees lihtsalt venitab ja ei tee midagi. Selline vigurdamine on ajanud talli omanikud vennad Künnapid marru. Ta on vastu minu tahtmist siin. Keegi ei ole talle seda luba andnud, ta lihtsalt on siin oma voliliselt. Ta ei ole ühtegi senti kunagi maksnud. Künnapid on proovinud Aldo Kanepi äraolekul ka loomi ise minema toimetada. Tänu loomakaitsjate vastuseisule hobuste transport siiski ebaõnnestus. Me sekkuma, kuna tegemist on sporthobustega ja nad on kogu aeg eraldi seisnud, siis ühte koplisse kokku panna, on nende panemine täiesti dramaatiliste tagajärgedega. Nad lihtsalt peksavad üksteist vigaseks ja kuna tallis oli mära 2-nädalase varsaga, siis ilmselgelt see 2-nädalane varss ei oleks selles mäsus nagu ellu jäänud. Umbes 1,5 kuud tagasi blokeerisid Künnapid aga talli sissepääsu ja 13 hobust jäeti pantvangi. Harjumaa veterinaarkeskuse juhataja Vladimir Vahesaare korralduse peale blokaad koheselt lõpetada, vennakesed ainult vilistasid ja loomade eest hoolitsemine muutus pea võimatuks. Kui keegi soovib sööta looma, pole mingit probleemi, ei takista seda mitte kuidagi. Kui soovib looma välja viia, palun, väga hea meelega. On korduvalt palunud kõiki, et kõik ma olen siia kleepinud lipikud siia seina peale, et palun viige oma hobused välja. Aldo Kanepi sõnul aga Martin Künnap valetab. Kanepi ajab asja suureks. Ta väidab, et riigireetur Herman Simmi sugulasel Martin Künnapil olevat valetamine lausa geenides ja mees ainult hämavat. Just Künnapite loomavihkajalik tegutsemine seadnud suksude tervise ohtu. Aldo Kanepi endal mingit süüd ei näe. Mul endal oli korduvalt probleeme, et lubatud 10-20 minutist saab 2-3 tundi või oli ka päevi, kus üldse ei tulnud kohale, oli lubanud seda. Esimene kord, kui meil õnnestus hobuseid ära viia, siis see kõik oli tänutäheks sellele, et tuli politseipatrull välja. Kuigi enamuse loomi toimetas Aldo Kanepi pärast pikka sõitlemist minema, siis 2 hobust jättis ta siiski talli virelema. Esmapilgul tundus, et Kanepid nende saatus ei huvita. Hipodroomi rahva sõnul polnud Aldo nende juurde oma nägu näidanudki ja seinal rippuva graafiku järgi hoolitseti hobuste eest viimati kuu alguses. Aga kas Kanepi on ka teile võlgu praegu? Ei, otseselt rohkem ei ole, kui ma ostsin oma rahast 2 pakki heina, kui nad olid 4 päeva ilma söömata, siis võtsin oma rahast, aga siis ütlesin talle, ta ei teinud teist nägu, kuidas oli tore. Ma ei saa nagu hästi aru, et isegi nii nagu algselt oli jutt, et hipodroomi töötajad avastasid või leidsid mõni päev tagasi mahajäetud hobused, no vabandust, see on asi läheb nagu väga kummaliseks juba, sest nende pool oleme me käinud alati, kui on ka alt ka probleemi mõne hobuse haigestumisega või Martini probleemid ja inimesed teavad, see ei ole avastatud asi, see oli hipodroomil kõige avalikum asi üldse. Hobuste olukord oli tõesti jube. Nende latrid olid sõnnikud täis ja loomad olid söötmata jootmata. Ühel suksul olid ribid nähtaval nagu oreliviled ja ta kabjatki paistsid üsna kehvas seisus olevat. Uhked loomad olid sunnitud elama rõskes ja pimedas ruumis, nad ei saanud korralikult liikudagi. Hipodroomi rahvas tõstis ise omal riisikol lõpuks Kanepi suksud võõrastesse, aga puhastesse latritesse. Ühes küll kasvasid juba seened, aga parem ikka, kui sõnniku see sukerdada. Siin on juba ise näha, et puusanukid on väljas, ribid on väljas, boksid on sellised, nii et parema meelega siia ei astuks oma jalagagi mitte. Süüa neil ei ole kaera, nad vist pole näinud pikemat aega, kuna siin ei ole isegi kuskilt võtta neile kaera. Hein, mis ukse taga on, mida me oleme neile andnud, on
tolmune ja hallitav. Ma vaatasin seda heina samal päeval, ega see ei olnud hallitanud. See oli natuke kuiv, aga selle jaoks me teeme tavaliselt, paneme boksi ja siis laseme natuke vett peale. Kas tegu on liiga odavate hobustega, et nende eest tõsine rahaimeja ei täinud hoolitseda? Selline suhtumine ajab tõsised hobusekasvatajad närvi. Kui künnapitele olevat tähtis vaid raha, siis ka end läbi ja lõhki hobuinimeseks nimetava Aldo Kanepi käitumisele pole õigustust. Kuritegu hobuse suhtes, kuidas ta niiviisi mööda sõidab iga päev sellest tallist ja teab, et hobused on nälgas. Teile ütlesite, et siin tegemist suisa loomade mõnitamisega. See on hullem kui mõnitamine. Niisugusel inimesel peaks hoopis loomakasvatusõigus ära võtma. Üks hobune oli hiljaaegu toodud ja tähendab, ta ei tulnud kõige paremas seisukorras võib-olla sellepärast ka meile, et tal oli väga kaua üle aastal hoitud varssa all, omanik nagu ise ütles selle välja. Ja teine asi, et ütleme siiski on hobustel vahet, eriti kui on tegemist raavli hobustega, et see on nagu koerte puhul on olemas seal, kas siis võtame Newfa või võtame seal hurda või, et seal tekib vahe. Sööta võib palju, aga niisugused asjad on. Aldo sõnul ei vasta süüdistused aga tõele ja hipodroomi kolleegid tahavad talle lihtsalt ära panna. Tegelikult on asi kogu aeg kontrolli all olnud ja loomapiinamissüüdistused on äärmiselt solvavad. Hobused saavad 3 korda päevas süüa. Tavaliselt oli niimoodi, et Kadja käis hommikul ja lõunaööl ja mina käisin õhtul, mina tulin peale tööd. Ja kõik see kaer ja hein olid teises tallis, sellepärast me ei saanud sinna teise talli jätta enam asju. Et võtsime sealt nii palju kui vaja läks 2 hobusele. Kui te nii hästi toitsite, kõik mis läheb sisse, tuleb välja ka, miks te ei koristanud? Tähendab, me ei saanud käruga mööda sellest ja sellepärast Martin blokeeris oma autoga sisse käiga. See on üks asi. Teine asi, me pidevalt tõstsime hobused ümber, et seal, kus olid puhtamad saepulud sees, tõstsime hobused sinna. Söötmine söötmiseks, ometigi ei saa ju väita, et kabjad olid ühel hobusel korras. Me oleme seal ilma valgustuseta ja sellises olukorras seal lihtsalt oli, meie ootasime nagu seda momenti, et kui meil nüüd õnnestub need viimased ka välja tuua, et siis normaalvalguse käes, et ma ei saa nagu seal poolpimedas tallis enam neid siis korda teha. Tänaseks on hobused uues tallis ja nende pärast enam muretsema ei pea. Ka katkiste kapjadega suksu saab juba sel nädalal uued jalavarjud ning ringi kappamine muutub hulga lahedamaks. Üks hobune läks oma omaniku juurde tagasi, kuna meil ei ole võimalik enam selle hobuse õpetamisega nagu tegeleda ja teine on meil hipodroomil ja üritame ta sportliku vormi taastada. Kanepi ja künnapite sõda on selleks korraks läbi, aga vaevalt, et kired Tallinna hipodroomil veel sellega vaibuvad. Küllap Eesti inimese rahanälg leiab jälle põhjuse kisma üles kiskuda. Loojangule vastu kappab üksik hobune, kuhu viib küll tema tee, kas tal pole